käes on teisipäev. Täna on siuke veits nagu kahtlane ilm juba. Lege. Aga praegu ma sõidan sellisesse kohta nagu Pedro Beat. Jep, Pedro Beat. Ja sealt me saame endale CD-sid juurde. Oh no, plaadid on otsa saanud. Plaadid on käes. Kuna mu Kaja plokk otsustas mitte töötada enam, siis läks nagu veits täbaraks. Ja no mina ei oska sellega midagi peale hakata, aga õnneks tuli meelde, et ühel heal sõbral Anton Ventslil on täpselt samasugune plokk. Aitäh, Anton! Sa oled üks kuradi suur karvane ingel, ma ütlen. Lähen nüüd Raini kidradele järgi. Loodetavasti on kõik korras. Rain, viidud tassid oma asju. 2 pilli on üle. Kõht on tühi. Nüüd on aeg teha viimane proov enne homset. Mis sul käes on, mees? Eesti mängab päänes ja pirukad ja... Pirukad? Võim on rahva käes. Rääkida, mis sa eile unes nägid või? No, eellugu on see, et meil on Foo Fightersil 35 minutit aega, et mängida. Siis ma nägin eile unes, et kuna see set on nagu ülipaigas, me mitu korda mõõtud stopperiga, see on täpselt ikka mingi 34, 40 või igatahes ülipait. Ja siis ma nägin eile unes, et läksime sinna Riiga kohale ja siis selgus, et tegelikult 30 minutit, ehk 5 minutit vähem, ehk siis ühe loo nagu ära jätma. Mis on nagu eriti halb, sellepärast, et nagu set on lihtsalt nagu nii hea. Ja nagu jumal raske on nagu ühti lugu ära jätta. Aga Linnu, sul on vist uudiseid? Jah, produktsioonitiimis siis viimased uudised on, et see set peab olema 30 minutit täpselt. Dreams come true, baby! Me näeme! Selle maja keldrist saan ma oma gitarri täna kätte. Lähen vaatame sisse. Nii, ja see ongi kurikuulus Riho Sinisalu ja tema töökoda. Ätsik toimub siin. Oi. Igal pool pillid. Väga lahe. Mulle tundub, et see pill on kõige tähtsam. Puhas. Vaadake, kui puhas see on. Nii siis teisipäev hakkab vaikselt läbi saama. Ma tegelikult unustasin ära, et vahepeal üldse filmida midagi. Aga no mis mõttes asjade kokkupakkimisest ikka filmin. Et nii mina kui ka ma arvan teised bändiliikmed olid kõik juba sellises kuidagi vaikses meeleolus. Et homne päev muutub aina realistlikumaks ja ei teagi, kuidas sellesse suhtuda, et kas see nagu oleks meie jaoks justkui järjekordne esinemine, soendus, teeme oma värgi ära, töö tehtud, chill, vaatame kontserte.
või siis on see, et nagu see lava on nagu mega suur, see on tõsiselt nagu ülisuur lava ja sinna tuleb väga palju rahvast ja sellest võib saada meie senini nagu kõige suurem kontsert. No mitte meie just, aga ütleme siis kõige suurem üritus, kus me kunagi mänginud oleme. Aga päris põnev on. Nii et hommikul kell 8 on start ja homsest kõva päev tuleb. Say you, say me, say it for always. That's the way to be. Say you, say me, say it together. Naturally.